Nii, tere tulemast siis Tallinna majanduskooli nii-öelda uued potentsiaalsed õpilased, kes on siis huvitatud õppimaks kvaliteedi spetsialisti erialal. Enne kui räägime üldse sellest kvaliteedispetsialisti erialast, võib-olla paari sõnaga ka Tallinna majanduskoolist. Et pika ajalooga kool, oleme siis alustanud oma tegutsemist juba aastal 1906 ja selle aja jooksul on tõesti sellel koolil olnud väga palju erinevaid nimetusi, käesoleval hetkel siis Tallinna majanduskool. Ja läbi ajaloo on siis pakutud siin nii kutse kui ka kõrgharidust ja alates järgmisest aastast lisandub ka siis nii-öelda põhikooli järgne õpe, aga keskelt läbi on meil koolis kusagil 1800 õppijat ja ikka suurel hulgal vilistlasi ning oma 240 töötajat, kellest siis 200 õpetajat on siis õpetajatena meil koosseisus. Ning kuna õpilased tulevad meile õppima siis nii-öelda täiskasvanu eas, siis nad tegelikult enamasti on juba tegevad töötamaks mingites konkreetsetes ettevõtetes ja tavaliselt õpilased siis ka oma praktikaid, mis koolis on õppekava seest läbimisel ette nähtud, sooritavad nad praktikat siis enda töökohtadel ja sellest tulenevalt ka selline praktikakohtade või partnerite arv. Ning meil on koolis 16 siis erinevat taseme õppekava ja on olemas ka erinevaid tasulisi täiendkoolitusi, on olemas ka täiendkoolitusi, mis on toetatud Euroopa Sotsiaalabifondi poolt ja oleme hästi seotud ka siis nii-öelda töömaailmaga, kuna kõik need õppekavad, mida me siin koolis õpetame, vahet siis ei ole, kas ta on tasemeõppekava või on ta täiendkoolitused, on nad siis tegelikult välja töötatud koostöös siis töömaailma esindajatega ja väga täpne juba informatsioon meie kooli ja tegutsemiste kohta on siis meie enda kooli kodulehekülje peal. Aga kuna täna me siin peaasjalikult räägime juttu vastuvõtust sel õppeaastal, siis nagu te näete, siin on slaidi nurgas üks QR-kood ja kui te selle siis endale kusagile läbi nutiseadme sisse skännite, siis teil on võimalik otse liikuda siis juba Tallinna majanduskooli vastuvõtu eeskirjale. Ning käesoleval hetkel siis Tallinna majanduskool on Eesti suurim kutsekool, kus on siis võimalik õppida 5. taseme siis kutseõpet. Eelduseks, et 5. tasemel õppima saada, peab olema vähemalt siis keskharidus, oskama siis eesti keelt ja inglise keele oskus vähemalt siis tasemel A2. Ja nii nagu eelpool sai ka mainitud, on meil väga tihe koostöö töömaailmaga, siis sellest tulenevalt ka meie poolt pakutav kutseharidus on tööturu vajadustega hästi tihedalt arvestav. Kooli õppijatest sai juba räägitud ja kui vast veel lisada, siis nii palju, et vilistlaste erialane tööhõive on seal 90% ulatuses ja õpetajad, kes meil siis kooli erinevatel õppekavadel kaasatud on siis kõik nii-öelda nagu enda eriala valdkonna spetsialistid, nad tulevad tööturult ja sellest tulenevalt ka need nii teoreetilised kui praktilised oskused on hästi seotud sellega, mida tööturg käesoleval hetkel ka vajab. Siin näitlikustamiseks siis see, et peale ärindusõppetooli, kus siis mina olen tegev, on ka olemas veel 2 õppetooli, siis administratiivtöö õppetool ja turunduse õppetool ning siin on siis näha
milliseid õppekavasid, milliseid erialasid on võimalik siis Tallinna Majanduskoolis õppida. Ning järgnevalt siis personalispetsialisti õppekava nii-öelda struktuur pisut detailsemalt, ehk siis koosneb 3 osast, on põhiõpingute moodulid, valikõpingud ja siis sealhulgas ka praktika. Ning moodulid, mida siis läbitakse õpitee ja töö muutuvas keskkonnas, on selline moodul, mis on kohustuslik läbida kõikides kutseõppe õppekavades ning järgnevalt siis põhiõpingute moodulid alates organisatsiooni ja personalistrateegia rakendamisest kuni siis personali tasustamiseni välja on siis põhiõpingud, mida siis selle 2 õppeaasta jooksul läbida tuleb. Õppetegevus toimub siis sessioonõppe vormis ja valdavalt siis kontaktõppes ning vastavalt siis õpetajale on võimalik kasutada kontakttunde kas siis e-õppe formaadina või siis veebi vahendusel. Nii nagu mainitud sai, tuleb õppetegevuse käigus läbida 2 korral praktika, nii-öelda esimese kursuse jooksul ja teisel kursusel. Ära on toodud ka siin siis nii-öelda see aja raamistik, millal see aset leiab. Ja oluline on kindlasti tähele panna seda, et praktika koha peab siis õpilane endal ise leidma ja tavaliselt ju tehaksegi need praktikad enda töökohtades, kus siis õpilane meile nii-öelda õppima tuleb. Vastuvõtt siis tasemeõppe õppekavadele selleks, et tuleb esitada õppeinfosüsteemis SAIS avaldus ajavahemikul 19. mai kuni 20. juuli ning silmas tuleb pidada seda, et võimalik on kandideerida 2 tasemeõppe õppekavale korraga, tuleb lihtsalt ära märkida, et milline on see prioriteet 1 ja milline on prioriteet 2. Ja vajalik on siis keskhariduse olemasolu, mida siis tõendab kas siis kutse keskhariduse või siis gümnaasiumi lõputunnistus. Ja vastuvõtt toimub siis vastuvõtu testi näol, milleks on siis valikvastustega test, mille tulemuste alusel siis moodustatakse kandidaatide pingerida, see vastav järjestus ning siis seeläbi vastavalt tuginedes siis vastuvõetavate õpilaste arvule, siis see järjestus ka nii-öelda paika saab. Ja silmas tuleb pidada ka seda, et see vastuvõtutest tuleb sooritada siis siin koolis koha peal, selleks on ette nähtud siis ajavahemik 28. juulist kuni siis 31. juulini. Hariduslikest tingimustest, et sisse astuda, sellest me juba rääkisime, kuid sisseastumisel on olulised ka kindlasti piiravad tingimused, mis ei võimalda tasuta õpet ja esiteks on siis see, kui te olete juba vastu võetud mingisugusele kutseõppe tasemeõppe erialale või kui te olete immatrikuleeritud juba tasuta kõrgharidusesse, siis ei ole võimalik tulla tasuta õppesse. Või kui te tulete kooli ja te olete eelnevalt läbinud varem kõrghariduse ja sellest kõrghariduse omandamisest on möödas vähem kui 10 aastat, siis samuti on õppimine tasuline. Ning kolmandaks piiravaks teguriks on see, et kui te olete lõpetanud näiteks sama taseme, näiteks 5. taseme, ma ei tea, toon näite näiteks Tallinna Majanduskoolis, aga näiteks ärikorralduse spetsialisti erialal, või siis kõrgema taseme, siis ka ei ole võimalik tulla õppima, kui sellest on möödas vähem kui 5 aastat nii-öelda tasuta õppekohale. Et siis on juba õppimine tasuline. Ning viimaseks selliseks piiravaks tingimuseks on see, et kui te ei ole oma eelnevates õpingutes olnud piisavalt nagu kohusetundlik ja olete pooleli jätnud ja 2 korral ja kui sellest viimasest korrast on möödas vähem kui 5 aastat, siis ka ei ole võimalik tasuta õppima tulla. Kuid ikkagi siinkohal soovitan teil vaadata kooli kodulehel, tutvuda
kodulehekülge, tutvuda Tallinna Majanduskooli siis nii vastuvõtu eeskirjaga ja saada siis täpse ja detailne ülevaade sellest, et millised need tingimused on. Ning järgneval lehel siis on ära toodud erinevad sotsiaalmeediakontod, kus siis Tallinna Majanduskooli informatsiooni hankida on võimalik ning suur tänu teile kuulamast ja kohtumiseni siis juba Tallinna Majanduskoolis vastuvõtutestidel ja siis juba õpingutel. Aitäh teile!